Nagu ikka tunneb Punker sügavat muret Eesti rahva tervise pärast ja ka täna eriti sina, kes sa oled juba nagu eakas meesterahvas ja ma ei tea, kuidas sul on öösel selle pidevalt pissil käimisega. Mul on niimoodi, et iga kevad ma tunnen Kubeme piirkonnas ärevust. Ei, see on asi, mis ei kao. See on meesterahvaste selline väikene nagu iseärasus, et see kihelus jääb, et kui seelikud hakkavad lühemaks minema. Aga ma mõtlen just, et nagu selle vetsus käimise tihedusega väga hästi on kõik. On jah, ei ole nagu sellist öiset pissimist. Ma miks see sind huvitab? Ühte väga põnevat lugu. Tal on see probleem endal. Kuule, mustas pissi jäda küll, aga rääkides väga-väga huvitavast loost, Õhtuleht kirjutas ühest toredast juhtumist, kus üks seltsimees läks oma tüdruksõbrast lahku. Ja tüdruksõbra palju asju jäi tema juurde koju. Ja ühel hetkel läks see seltsimees oma vannituppa ja avastas sealt mingisuguse imeliku pulga, kuhu taha oli kirjutatud, et kuse siia peale ja saad teada, kas sa oled rase. Ehk siis rasedustesti. Ja no loomulikult tal olid sõbrad külas, vaatasid jalgpalli ja loomulikult ta võttis, kuule, poisid, vaade ka ära. Ja pissis sinna peale ja üllatust, selgus, et ta on rase. Pani selle pildi ilusti Facebooki üles ja 100 inimesed mõnitasid ja naersid ja temaga kaasa, kuni siis üks inimene ütles, et kui see on tõesti tõsi, et sul tuli positiivne tulemus, siis mine ruttu arsti juurde. Ja mis pärast siis? Ja ta läks arsti juurde ja selgus, et tal on munandivähk. Ja muuseas, täiesti tõsi on see, et naistel rasedusega tekivad mingisugused ühendid, mis tekivad meestel vähiga, sarnased ühendid. Ma ei suuda neid moone välja öelda. Mis asjad need on, mis sul tekivad? Ma ei tea nendest ühenditest, aga mul tekkis mure praegu teie pärast. Kas teie olete üldse, ma ei mõtle mitte rasedustestiga, aga üldse olete käinud kontrollimas ennast või? Ei ole. Mina ka ei ole. No, aga... Sest seal pidi aetama mingi oraha, kurat, niimoodi... Aga mul on palju turvalisem ja lihtsam lahendus. Nagu ikka naisterahvaste käekotis leidub kõike. Ja lisaks feromoonidel on mul kaasas ka 2 rasedustesti teile. Ja me peame need sisse torkama siis kuidagi või? Ei, seda on väga lihtne teha. Lihtsalt te peate siin sama stuudios praegu topsi pissima. Ja siis me torkame need rasedustestid sinna uriini sisse ja vaatame, milline tulemus sealt tuleb. Kas te olete rasedad või? Kuule, aga mina keeldun küll siin. Ma lähen käin korra vetsus ära siis, kui juba sul niisugused pulgad kaasas on. No ma ei tea, ma ikkagi oleks tahtnud seda pealt vaadata. Mida? Minu arust olid sina, kes sa praegu just ütlesid, et ma pean siin topsi pissima. Nii. Issand jumal. Tead, uriinist rääkides, siis mõned aastad tagasi ma isegi... ma ei saa vaadata sinna pole. Sa reaalselt praegu pissid või? Kas raputada ka tohin? Sest mul natuke võib minna siin seina peale. Ma tõesti ei taha seda vaadata. Nii. Oota, ma panen isegi ei huvita nagu, kas sul on suur või väike peenis. Ei huvita. Kuule, valmis. Nii. Korras. Ma panin pool klaasi. Kuule. Tore, sul on nime silt ka peal, jah? Jah. Kuule, sul on kuidagi kollasem kui mul raisk. Oi. Nii, aga kuidas see nüüd käib? Poisid, võtke need otsad lahti ilusti ja oma roosad korgid pealt ära. Lahti. Nii. Ja mis me paneme siia? Ja kui ma ei eksi, siis peab 15 sekundit seda siin sees hoidma. Ära uputa. Ma loen. 1, 2, 3, 4, nagu suhkrut 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vähk. Ei, 15 sekundit, ma arvan, nüüd on olnud. Ja nüüd võta välja, pane oma paberite peale kuivama ja ma pakun, et kuskil 3 minuti jooksul peaks siis olema tulemus näha. 2 triipu tekib siis, kui ei ole midagi, on ju, ja 3 tekib siis, kui on. Ja üldiselt, teate, miks 2 triipu tuleb või? Ei. See 1 triip on nagu test, või tähendab 2 triip on nagu test, 1 on juba vaata olemas enne ja kui sul tuleb teine juurde, siis see näitab, et tester töötab, ei ole katki. Okay. Ja kui tuleb 3, siis on asi hapusti. No kellelgi tuli 8, ma kuulsin. Mingisugune. Aga et... Aga ma tahtsin teile enne rääkida seda, et ka mina olen väikest viisi uriinihuviline olnud oma elus. Palun! Kuna ma toimetan sellist asja nagu Budaari ajakiri, siis ma pakun, et see oli aasta 2010, kus ma siis, vaata alati sa pead leidma mingeid uusi ägedaid ideid, millest inimestele kirjutada. Ja siis ma lugesin ka läbi ühe raamatu uriiniteraapiast,
kuidas ennast siis nagu ravitseda ja ravida uriiniga ja selgus, et Vana-Kreekas juba siis mitmed sajad aastad enne meie aega kasutati uriini väga paljude haiguste raviks ja näiteks sellised lihtsad asjad nagu isegi vinnid, allergia, kõike seda saab tegelikult ravida niimoodi, et sa tupsutad ennast uriiniga ja lased sellel uriinil siis seal peal toimida ja mõjuda. Ja no näiteks, mida praegu see uriin siin räägib, on ju, mina kui nüüd uriiniekspert võin öelda, et Sassil on uriin sellepärast nii hele, et ta on viimaste tundide jooksul palju joonud, palju vedelikku tarbinud, on ju. Ja Marekil siis samal ajal on see kogunenud see uriin tõenäoliselt niimoodi nagu pikkamööda ja tegelikult ma arvan, et Mareki uriin annab parema tulemuse sellepärast, et miks soovitatakse alati tarbida hommikust uriini, ongi see, et seal on... Mis mõttes tarbida? Ma jõuan sinna kohe, mis mõttes tarbida. Ehk siis väidetavalt on uriiniga sellised lood, et uriin on üks paremaid immuunsüsteemi nagu siis toitjaid või ravijaid ja väidetavalt kõik haigused, mis sinu kehas on, uriinis on see kood olemas ja see info olemas, et sinus on see haigus. Ja uriin on siis justkui vaktsiin, et ükskõik, mis sul viga ei ole, on sul kopsupõletik, on sul neerukivid, on sul, ma ei tea, punane see samune tutt püsti, on ju. Kõik see info on uriinis olemas ja tegelikult tuleks juua uriini. Ja minu meelest, kui ma ei eksi, siis kasulik oleks juua 30 milliliitrit päevas ja ainult iseenda uriini tohib juua. See ei ole naljakas tegelikult ka. Kuse oli faasekas, mäletate niukest Ungari kett. Tal oli tehispõis, jah, aga ma ei tea, kas ta jõi muidugi. Ei tea, igal juhul oli ta niuke... Ja selle jaoks näiteks, kui sa ei taha, et sa iga päev ei taha topsi pissida, siis, ja või sa tahad näiteks, et kui sa ei suuda juua seda oma uriini niisama, siis soovitatakse seda lahjendada viinaga. Ja siis ta säilib paremini. No, see on juba mehe jutt. Jah, aga Sass, aga mina arvan, et arvestades sinu elustiili, siis sa peaksid kindlasti hakkama uriini jooma. Kule, aga... Ta joobki. Sealt rõve tegelene. Näiteks minul on üks triip. Kuidas see maitseb? Tead, see päris naljakas. Aga fakt on see, teadlased, ütleme nii, et kui erinevatel teemadel on alati nii, et on nagu vastu ja poolt inimesed mingisugustel teooriatel, siis uriini puhul on üks asi kindel. Mitte keegi ei ole suutnud tõestada, et see oleks kuidagi kahjulik uriini joomine. Aga ta saab nüüd terveks või? Ma arvan küll, jah. Kule, aga palju õnne sulle. Mina näiteks olen terve, minul on üks triip siin. Kuidas sul triip? Ma ei taha isegi puutuda. Kuidas sul triipudega lood on? Üks triip? Jah. Olen idioot, aga vähemalt ei ole rase. Ja terve, nagu purikas. Just nii. Aga nüüd nii-öelda, ma saan aru, et sa tegid nagu teleajalugu. Ma tegin teleajalugu. Ma arvan, et Eesti kõige kuradi šefi Maits ja Reikop, kes on põhimõtteliselt kõiki asju söönud, ma arvan, et kuule, aga vaata, nagu see õlle väljakutse oli. Äkki me peaksime esitama väljakutse. Niisiis, me anname edasi selle väljakutse. 24 tunni jooksul Marko Reikop, Kristjan Jõekalda ja Teet Margna. Kui te ei joo ära ühte lonksu oma kust, siis... Te pole mingid saatejuhid. On ju? Aga muidugi on ka kõvemaid mehi uriiniga kuulsaks saanud, nii et vaatame korraks üle saatelõigu Kolumbia presidendist, kes sai väga kuulsaks ka väikest pissumängu tehes. Mul ei ole üldse naljakas enam. Ausõna. Ma arvan, et ma olen läinud üle piiri. Ma olen kõvasti üle piiri. Jumal okei maitsega umbes juures. Ma räägin sulle, loe läbi see materjal, see on nagu igati pidi kasulik. See ravib kõiki haigusi. Ma kardan, et sul, kuna sul on rohkem seda manti seal, sest ma olen nii palju tõesti joonud, et mul tuleb ainult, et tõesti, absoluutselt. Ma mõtlesin, et on rõve mingi soolane mingi jama. Mis sa pakud Jaanusele? Jaa, kallis, ma just jõin kust.